Meie oleme Amsterdamis, mida kutsutakse veel näiteks Euroopa kanepi pealinnaks või jalgratta pealinnaks või minule meeldib seda kutsuda üheks puhtamaks pealinnaks Euroopas. Eestis on kõik hinnad nii kalliks nagunii läinud ja välismaal elades ei tunnegi seda vahet enam nii väga või siiski. Ehk siis tänase video mõte on näidata teile, kui palju kulub meil raha üks päev Amsterdamis olles ja me oleme siis kõige turistilikumas piirkonnas, aga nüüd, kuna meil on kõik tühjad, siis lähme otsime mingi mõnusa söögikoha ja me saaks maksta overpriced hinda nende eest. Nii et lähme. Amsterdamis on nii palju söögikohti, kuidas üldse valida, kuhu minna ja mis koht hea on. Mul on selleks väga kerge nipp teile anda. Vaata lihtsalt, mis TikTokis hetkel trendib ja lihtsalt looda, et see koht on sama hea, nagu kõik nad räägivad. Sest kui ma Google Mapsist otsiks söögikohti, siis seal on neid tuhandeid ja ma ei suudaks küll midagi valida. Seega TikTok iris. Me jõudsime nüüd Johnny. Palun vaadake seda järjekorda mu selja taga. Ja ma loodan, me ootame siin mingi 10-15 minutit. Ja siis me saame süüa Johnny ehk siis Korean sandwichi, mida Martin armastab. Naudime päikest ja ootame järjekorras. Meie võikud maksid 40 €. Ilma matšata. 33 €. Ootame nüüd oma võikusi, loodame, et liiga kaua ei lähe. Vaadake meie matšat. Nii kreemine. Kas ma peaks segama seda või? Ma ei tea, ma oleks ühe lonksu vist saanud sedasi. See on nagu see banaanipiim. Aga natukene ka matšat ka tunda. See on tõesti väga hea. Ma annaks sellele 9,50, aga ma jooks seda matšat iga päev matša asemel, sest see kõlub veel seda palju nagu suhkur ka. Meie võileivad jõudsid, oh my god. Salfakad, päris hea. Davai, head isu. It's still banging. See on väga hea. Minu lõplik reiting sellele söögikohale on 9,70. See oli nagu reaalselt nagu nii hea. Nagu eriti esimesed 3 ampsu, kus see mõnus täidis seal peal oli. Nii et kui te tulete Amsterdami, palun minge sinna. Oodake mingi 10-15 minutit see väljas, nagu meie ootsime. Aga nagu see on täiega seda väärt. Nii et ma ütleks, et see koht on, kuidas sa ütled? Hype, mis asi? Worth the hype. Ja ma ütleks, et see koht on worth the hype. TikToki inimesed oli õigus, kui nad rääkisid, et see on hea koht. Kõhud olid nüüd väga täis ja iga inimene teab, et magustoidu jaoks leidub inimese kõhus ju alati natukene ruumi. Seega meie järgmiseks missiooniks oli leida üles järgmine TikToki viral söögikoht, magustoidu koht. Nii, me oleme nüüd kohe jõudmas meie kaneelirullide kohta. Need peaks olema väga head, TikTokist nägin. Jällegist, see peaks siin olema. See vist. Okei, lähme sööma. Päris kallis, 7,50 oli. Ma loodan, et see on hea ka siis. Vaadaks seda. See näeb välja imeline. Ta küsis mu käest, kas ma tahan seda sooja või külmana. Ja mu aju oli kohe nagu, teeme soojaks nagu. Kuigi nüüd ma mõtlen, kas see oli väga hea mõte. Proovime. See tundus nii hea. See on väga hea, aga see on väga magus. See on mega pehme reaalselt, vaadake. Ma olen sellele 9,10. Ma isegi ei taha teada, palju kalorid siin on, aga ma eeldan, et väga palju. Nagu te olete aru saanud, siis toit on Hollandis imeline. Ehk kui me soovime oma kõhtu veel mahutada imemaitsvaid toita, siis meil on vaja natukene seda liikuda. Ehk umbes tund aega arutasime siis Amsterdami vahel ringi, nähes väga palju põnevaid poode. Ja siis oligi juba perfektne aeg jälle midagi populaarset süüa. Ilmselt ei teadnud, aga hollandlased armastavad friikartuleid süüa ja ma julgengi täitsa öelda, et Hollandis on reaalselt maailma parimad friikad. Ja meie läksimegi sellisesse kohta nagu Fable Fries, kus müüdakse neid populaarseid friikaid parmesani ja trühvlimajoneesiga. Minu käes on nüüd trühvlimajoneesiga parmesani friikad. Väike taste test. Natuke kuumad, aga täiega head. Ma armastan trühvlimajoneesiga. Kaamera mees võtab ka natuke. Overall ma ütleks 90. Pole veel halba toitu siin linnas saanud. See väike pakk friikaid maksis meile 7,15, mis on päris krõbe hind, aga vähemalt on hea. Praegu minu kogemuse põhjal kõik need TikTok viral place'id on väärt, et nad on viral, et nagu ma saan aru, miks nad on. Nii et usaldage TikToki, aga mitte kogu aeg, aga vahest. Juhtus niimoodi, et meil jäi selline pood tee peale, kus olid päikserillid 12 € ja ma pidin endale ostma, seepärast, et need olid nii lahedad ja need olid 12 €. Need tundusid suht kvaliteetsed. Nii et 12 € läinud. Tundsime, et meil on vaja veel midagi magusat. Nii et me läksime ühte kohta ja sebisime meile siuksed asjad. See üks tükk maksis üle 3 €. Mõtlesime 3 tükki, ehk siis 9 €. Selle eest proovime. Teeme ühe ampsu sellest ka. See on nagu norm, aga võrreldes selle kaneelirulliga, mis oli odavam kui see, ma ütleks, et see kaneelirull oli parem. Ma sain seda kauem süüa ja ta kuidagi hittis paremini mulle nagu. Ma annaks sellele 5,50. Nii halb. Anna siia siis.
see mees, kes sulle poest töötab, ta räägib hästi aeglaselt ja hästi palju ja ta nagu proovib sulle täielikult apsellida. Ja see tundub selline pood, et kui ma tahan sinna vaatama minna, ta jääb sinuga jutustama ja sa tunned, et sa pead ostma. Ja näiteks su toode ei ole nii hea, et sa pead nii palju vaeva nägema, et sa mulle maha müüa. Päris hea. Vähemalt ma sain seda kaneelirülli süüa ja friikaid ja Johni. John oli päris hea tegelikult. Varsti peame hakkama koju ka sättima. Kahjuks me oleme juba päris palju raha raisanud. Ja saime veel natuke raha raisata, minnes siis pizzat sööma. Kuna Amsterdam saab vasti läbi, siis me mõtlesime, et siuke viimane pauk mingid mõnusad sööki oleks vaja. Näita enda maga. Martin võttis pepperoni pitsa, ma võtsin garlic bread. Ma tegelikult mõtlesin, ma võtan midagi, aga ma nägin seal akna peal sama nagu päris hea. See maksis 4,50 ja Martini pitsa maksis 5. Siit keskelt on natuke külm. Väga mõnus siuke nisupärakas. Päris hea pitsa. Me oleme nii palju nisu, rasva, kõike ebatervislikku söönud täna. Aga vahest või, sest homme me lähme mängima 1,5 tunni padalit ja kaotame 1000 kalorit. Kui sa tunned, et sa tahaks suveks vormi saada, aga samas sa tahad vahepeal mõnusad asju siia, siis söö. Sa pead lihtsalt pärast rohkem trenni tegema. Work smarter, not harder. Meie seiklused siin Amsterdamis on nüüd läbi. Meil kulus raha täpselt nii palju, mis on üpris palju, aga samas kui sa arvestad, et ikkagi ettevõtted peavad plussi ka jääma, siis siin kohtade rent on mega kallis, nii et ma saan täiesti aru, miks nad oma hinnad nii kõrgeks panevad. Pluss, kui sa oled suutnud ennast TikTokis või Instagramis väga viral kohaks teha, siis sa võid küsida seda hinda. Aga ja põhiasi, kui sa oled Amsterdamis, ongi, ma ütleks, söömine nagu. Kui sa ei arvesta sellega, et sa hakkad nüüd palju sööma, siis sul võib hakata siin natukene igav. Muidugi oleneb, mis su budget on, sest meie otseselt ei teinud midagi. Kõndisime ringi, otsisime lahedaid kohti, tegime pilti, filmimine oli meie tegevus. Kui sa tuled siia, siis palun söö normilt ja söö ilusti kõht täis, sellepärast et paljusid asju sa saad ainult siit Hollandist nautida. Väga tore, et sa vaatasid mu videot. Ma loodan, et kunagi ma teen veel ühe video. Nii et tšau!